Need purkabandiidid muutuvad tõesti järjest suuremaks probleemiks. Kõik need purkavargad, kõik need inimesed, kes arvavad, et kui nad katavad end usuliste rõivastega, võivad seadust rikkuda ja karistuseta pääseda. Ja ei, see ei ole liialdus. See ongi täpselt see, mis toimub natukene. Natukene. Kas sa suudad uskuda, et meil on nüüd vaja sellist terminoloogiat nagu purkabandiit, et seda tegu kirjeldada, sest see on muutunud nii tavapäraseks? See on tema purka allkutid. See on tema riiete all. Ta on peitnud kõik need asjad, mis ta on varastanud. Ja inimesed küsivad, miks tahetakse purkasid keelata? Ainult sellepärast, et sa saad varjata oma nägu ja kasutada seda poodide röövimiseks. Ma tõesti usun praegu, et see on täielik hullumeelsus, eks? Hullumeelsus. Et sellest on saanud uus norm, et poode röövitakse igal pool, aga kuna nad katavad end religioossete rõivastega, siis pole suurt midagi teha. Ma mõtlen, vaata. Okei, nad murdsid sisse juveelipoodi. Vaata seda. Vaata inimesi, kes on juveelipoodi sisse murdnud. Kas sa näed seda? Kas sa nägid, mida nad kandsid? Tuvastamatu. Ja see paneb sind mõtlema kõigi nende inimeste peale, kes ütlevad, et ei, usuvabadus ja nii edasi, inimesed peaksid tohtima kanda, mida iganes nad tahavad. Aga mis saab meist inimestest, kes tegelikult kuritarvitavad usuvabadust? Okei. Siin on purkas ema koos beebiga. Kõik minge tagasi sisse. Muide, tere tulemast Pushbacki. Mina olen Jaara Kei, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu. Nägemist. Jah, peatu kohe seal, vaata sinna ja võtta kõik välja. Kõik! Nii et valmis, kutid. Kes esimesena? Kellega me esimesena tegeleme? Keda esimesena välja viime? Ei, siit kaudu. Sa hakkad välja võtma? Ei, võta kõik välja, võta välja. Kuula, pööra minu poole. Jah, võta välja. Mano, tere. Sa pöörad minu poole. Võta välja. Vabandust, palun astu samm tagasi. Tõuse püsti. Jaa. Jaa. Härra, ma ütlesin. See video on psühhootiline. Kas sa näed, kui palju puu- ja köögivilju tal seal on? Ma mõtlen kõik kaudalle. Ta peab jõusaalis käima. Ma ei tea, kuidas ta kõike seda tassib. Mis taeva nimel? Boss, lõpeta. Ära jälita mind ja filmi. Ava uks. See on tõendiks. Ust ei saa näidata. Seal on 3 inimest. Jeesus Kristus. Turva. See juhtuski. See on nii palju asju. Ma olen jahmunud. Kui sul on paus, kõik on korras. Nüüd on sinu kord. Jah, sinu kord. Pane oma käsi siia. Pane oma käsi just sinna. Ere! Astuge tagasi. Kas saad veel natuke tagasi minna? Jah. Võta nüüd oma käsi välja. Tere! Kas saad minu poole pöörata, palun? Näe. Asi on selles. Ma oleksin nagu, nad võiksid siis minna politseiniku juurde ja öelda, et ta palus meil riided seljast võtta. Nad palusid meil riided seljast võtta, need islamofoobsed rassistid. Me varastasime, sest meie usus oleme me teistest paremad, seega meil on lubatud seda teha. Aga nemad on meie suhtes rassistlikud. Nad on seksistid. Aga nad sundisid meid end näitama. Vaata mulle otsa. Ma tahan, et sa mulle otsa vaataksid. Jah, need lähevad käima. Ma mõtlen, nad ei võta isegi salvrätikuid kaasa. Neil on, mis see on, nagu šampoonipakid. Kas sa tead, kui paganama raske see kraam on, seotud oma seeliku külge? Kas sa arvad, kuidas keegi saaks poest välja jalutada nende suurte plastmassist asjadega nii, et need igal pool ei koliseks? Kuidas sa arvad, et saaksid sellega vahele jäämata hakkama? Ma mõtlen, püha taevas. Siina! Tere!
kas sa saad minu poole pöörata? Vaata seda. Jah, nüüd mine. Jah, ava see. Kui sa võtad seda, hei, vaata üles. Kui sa võtad seda, hei, tõsta üles ja vaata üles. Me teeme siin varsti järgmisena. Oota. No ei teeme see ikka Aga see on sinu oma, jah? Nii et kõigil peab olema isikut tõendav dokument. ma lihtsalt ei suuda uskuda, kui raske see kraam on. ma mõtlen, see on hullumeelne. see on hullumeelne. see on tõesti hullumeelne. see on nii raske kraam. kuulge, vaadake seda, mis toimub? ma ei suudaks seda kõike kanda, rääkimata siis veel seelikuga ringi käimisest. ma ei arvanud, et pääseksin sellega vahele jäämata. Seena. see on nagu islamofoobia Mary Poppins. see on nii huvitav. Teie kord nüüd, proua. Kas saate oma käed temast eemale panna? kui ma ei eksi, siis tundub, et neil on lausa spetsiaalne kott selle jaoks, eks? Sest ma ei tea, kuidas sinuga on. Kui sa kunagi tahad seelikut kanda, siis see ei töötaks. Aga nemad võtavad selle taskust välja, mis tähendab, et neil on seelik, mis on mõeldud asjade kandmiseks. Ma ausalt ei suuda uskuda, mida nad on varastanud, sest see on nii raske. Jällegi, kui sa juba varastad, siis võta leiba või midagi kergemat. Ei, nemad on võtnud kõige raskemad asjad. Neil on selleks spetsiaalselt disainitud seelikud. Selgelt on neid 3 koos oma beebidega ja nad on liiga paksud riides ning nad tõesti arvasid, et pääsevad sellega. see on mõttetus ja see on hullumeelsus. Ma olen täiesti hämmingus. Ma arvan, et see on lihtsalt uskumatud hullumeelne, aga sellepärast ongi välja mõeldud terminid nagu purkabandiidid või purkavargad või kuidas iganes sa neid nimetada tahad, sest just seda nad teevadki. Nad on selleks riided disaininud. Ma mõtlen, see on legend. Ma ei tea, kas nad on seda tegelikult disaininud. aga ma pean ütlema, kui sul oleks kõik see lihtsalt seelikus, siis issand kutid, vaadake, kui palju nad varastasid. Vaadake seda! Muide, kas te kuulete lapsi taustal? Kõik on osa plaanist. Võtke oma lapsed kaasa. Nad nutavad taustal. See tekitab kaastunnet. See paneb teid ohvritena paistma. Minge! Puuviljad ja köögiviljad, kallid. Aga nüüd on puuviljade ja köögiviljade hinnad hullumeelsed. Tee midagi. Lase mun nendega rääkida. Sina, tere! See on tegelikult hullumeelne ja nii see ongi. Tõenäoliselt üks parimaid põhjuseid, miks burkad peaksid mingil määral keelatud olema. Mitte sellepärast, et ma oleksin usuliste rõivaste vastu, vaid sellepärast, et ma olen nende inimeste vastu, kes kasutavad demokraatia poolt antud vabadusi ja õigusi ära ning kuritarvitavad neid. See on see, mis mulle ei meeldi. Mulle see ei meeldi. Ma ei arva, et see on hea. Ma ei arva, et sul peaks olema õigus poest varastada lihtsalt sellepärast, et sul on kavalalt disainitud seelik ja sa saad karjuda islamofoobia, kui keegi midagi selle kohta ütleb. Igatahes, aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.